mina tegelesin need 20 minutit Kristoga, sest nii kui ma õlgadest ta kinni võtsin, nii nagu makaron ta sinna sellest sama koha peale ja ilma ühtegi hetke edasi, ühtegi meetrit klassika jälgeda vajusega. Ma kujutan ette praegu see hetk, kui Kristo isa ei. On vaja seda. Ma olen esimest korda ühistardis. Foon on positiivne. Jõulude puhul. Ja 2 päevaga on vaja mingi makaronilugu siia peale tekitada klassika jäljel. Isa, miks? Ei ta annab mulle andeks, ma tean. No vaatame, mis Mina mõtlesin, et see lugu läheb hoopis teises suunas, et õed olid liiku 20 meetrit ja te oli vaja tegeleda Kristoga, et see kätte saada. Aga tuleb välja. Juures ei olnud, aga mis mulle kogu selle 20 minuti juures meeldis, et talle endale tohutult lõbus ja ta ise naeris. Ma nägin, et tegelikult talle nagu meeldib, et ta ei saa aru, et mis asjad need suusad nagu on, et mis ma kuhu poole ma nendega minema pean. Ja sinna seekord jäi. Selle Tartu suusamaratoni lastesõidule seal Supilinna pargis ja siis ta oli äkki mingi 4-aastane ja seal oli, ma ei tea, 1000 last, kes kõik korraga startisid ja meis oli seal suht ees ja pani niisuguse hooga minema, et see maskott, kes seal rääkis ja ergutas neid, ei pannud üldse tähele, et üks laps on juba ammu lõpetanud, kui tema oleks siis nagu kõige ees, ootas, et lapsed järgi jõuaks, aga meis oli juba ammu finišis ja vaatas, et millal maskott tuleb. Jah, millal teised jõuavad. Millal teised. Et ta nagu oskas... Hakkame autasustamisega mitte. Oskas juba suusatada, ta ise mäletab ka seda, et... Mis vanuses ta oli siis? Mis see oli see hetk? Siuke 4 äkki. Noh, jah. Ja maanusest on mul selline mälestus, et lasteaia lapsena siis äkki 6-aastane ta siis juba sõitis Vasbergi, et mingil seal meie Järva valla seeriavõistlusel kohtunikud vaatasid, et mul on see lause meeles, et siis niimoodi sõidetakse 6-aastaste klassis, eks ole, et nad ikka said varakult suuskadele. Seal juba oli eos, öeldi maskotil, et siin tuleb üks mees sellise tehnikaga, ära sinna tuterdama, sa jääd see ainult ette, endal margi täis, et siin tuleb üks 6-aastane sellise tehnikaga, et sa võid siin raja kõrval olla, aga sa ega sa järele ikka jõua. No spordiperekonnad te olete mõlemad, kuidas teil siis, Anti, on olnud see selline Kristo jõudmine sinna tippsporti? No võiks eetri nüüd täis rääkida neid lõbusaid naljalugusid. Ei, ma räägin, see on selline saade, millel ei ole... Otselt konkreetne lõppu meil ei ole. Ainult piir on see, nii-öelda see Mart Laari seatud piir, et terve internet täis saab, aga siia on veel natuke ruumi. Ja me võime kuulajad vahepeal kohvile saata ja siis tulevad tagasi ja kuulavad edasi. Aga kuna mina olen hästi paljude erinevate spordialadega tegelenud, et olen jääratähtkujust nagu veel mõned siin, et siis, kes on püsimatud ja tahavad kõike proovida ja ruttu-ruttu, siis ega mul ei ole sellist nagu siin Mehise ja Maanuse koha pealt ei ole kindlat spordiala olnud ja ei ole nüüd talisport suvespordialadest kuidagi lemmikum olnud. Ja Kristo läks nagu, ma arvan, sellised enamus poisid vanuses 5-6 läks jalgpalli 5-selt. Ja tegi seda tegelikult 14. eluaastani ja jõudis tulla veel 2 korda siis Eesti meistriks jalgpallis, nii et nende klubi oli väga edukas ja kõik just kui sujus ja seal ta kasvas, aga oli aasta, mis nad võisid olla õdedega, seal nad enam-vähem ühes pundis on 2 õega, 6 äkki või 5, 6 ja külmallikal siis saime pääsukeste käest seal need laste suusad, et proovige, pange alla. Ja seal oli juba see klassikajälg oli sees, õhtune pime aeg ka, ma mäletan, tõstsin nad niimoodi õlgadest sinna raja peale, kepijunnid olid neil käes, keegi ei olnud sõitnud. Siis, kui me olime nagu
kuskil 15-20 minutit olid nad nende suuskade peal olnud, siis tüdrukud olid selline 20 meetrit edasi jõudnud liikuda kahekesi ja lobisesid, aga meil oli tähtis see, et lastele ei muutuks ebameeldivaks see kogemus, et me hakkame suruma, aga et las nad ise tunnetavad, et see Raku mälus saaks nii-öelda selle suusatamise või libisemise selle tunde. Aga mina tegelesin need 20 minutit Kristoga, sest et nii kui ma õlgadest ta kinni võtsin, nii nagu makaron ta sinna sellest sama koha peale ja ilma ühtegi hetke edasi, ühtegi meetrit klassika jälgeda vajusega. Ma kujutan ette praegu see hetk, kui Kristus isa ei on vaja seda. Ma olen esimest korda ühistardis. Foon on positiivne. Jõulude puhul. Ja 2 päevaga on vaja mingi makaroni lugu siia peale tekitada klassika jäljes. Isa, miks? Ei ta anna mulle andeks, ma tean. No vaatame, mis mina mõtlesin, et see lugu läheb hoopis teises suunas, et õed olid liigu 20 meetrit ja teil oli vaja tegeleda Kristoga, et see kätte saada. Aga tuleb välja. Juures ei olnud, aga mis mulle kogu selle 20 minuti juures meeldis, et talle endal oli tohutult lõbus ja ta ise naeris ja ma nägin, et tegelikult talle nagu meeldib ja ta ei saa aru, et mis asjad need suusad nagu on, et mis ma kuhu poole ma nendega minema pean. Ja sinna seekord jäi, aga siis ta oli äkki 10, kui ta hakkas käima õdedega Haanias suusalaagrites ainult talvistel. Sest jalgas sellel ajal nagu mingit laagrit ei olnud ja siis ta hakkas käima laagrites ja siis olid seal kas siis eestikad või nende noorte mingid võistlused. Me abikaasaga läksime siis Haaniasse vaatama neid võistluseid ja näeme kõik seal staadionil finišeerivad ja Kristo oli siis nädal aega laagris olnud 10. Küsime, et aga meie poiss, kus kohas makaron siis tuleb lõppade. Ei näe, see just, kes praegu lükkab seal ja lõpetab. Sellise tehnikaga või? Nojah, nädal ajaga oli ju aega harjutada. Ehk siis ta on olnud hästi kiire õppija. Et ta saab nagu hästi ruttu endale asjad selgeks ja siis hakkas tal seal niimoodi meeldima, et ta tegi 14-aastaselt siis jõulude ajal, ma mäletan seda, viis oma jalka sellise aastalõpu treeningu lõpus viis suure tordi ja ütles treenerile, et see on mul viimane kord, ma hakkan nüüd tegelema suusatamisega. Ja siis oli nagu murdmaa veel. Et siis ei olnud laskesuusatamine tuli alles 15-selt, mis on ka ikkagi väga hilja, et tegelikult relva peaks võtma kätte varem. Aga oli 15, aga siis ta tegi selle pöörde, nii et ütleme, et meie südametunnistus on puhas, et me ei ole lapsi nagu surunud kuhugile, et see on täpselt nende oma valik olnud, nii et see oli Kristo valik, et sest ta nägi ühel jõulumäe võistlusel ära seda, et tulemus sõltub ainult temast. Et ta võib seal jalgas olla ükskõik kui hästi oma positsiooni mängida, aga kui teised ei löö väravaid või väravaht ei kaitse ära, eks ole, siis tema ei saa seal nagu otsustada. Aga see oli see koht, moment. Siis ta ei olnud veel, siis ta teatesõidust veel nii palju ei teadnud, aga ei teadnud midagi veel. Ta ei teadnud midagi, aga nüüd ta supsti ongi seal sees ja kõik sõltub ainult temast. Aga selles mõttes nagu, et me teame, kuidas nad on selle ala juurde jõudnud, aga millal oli see koht, kus lapsevanem näeb ära või kas ta näeb üldse ära või teeb see laps ise selle kuidagi otsus oma peas, et ma nüüd lähen siit sammu kõrgemale, et see ei ole lihtsalt trennis käimine, see ei ole lihtsalt selline vaid nüüd ma tahan saada tippsportlaseks või sa näed ära, et temas on see potentsiaal, et ta liigub tippspordi poole. Millal see krõks ära käis? Ma arvan, et niisugust krõksu äkki ei olnudki, et see tuli suht sujuvalt. Minu mõlemad poisid läksid Audentesesse. Tegelikult Mehisel käis selline krõks küll, kui nüüd tagant järgi mõelda, siis ta käis Albu põhikoolis ja otsustas trenni pärast minna 8. klassi teise kooli, et tal oleks lihtsam trenni jõuda pärast kooli. Et see oli mingi hooaeg, kus me tundsime, et nüüd on nagu päris julge valik 8. klassis, selles mõttes, et see on reeglina võib-olla selline vanus, kus sa pigem muutused ei ole noorele inimesele nii kerged. Et see mõttes nagu, et see järelikult on mingisugune tõesti võib-olla kuigi nagu ma siin jutust kuulsin, siis ma saangi aru, et Mehis ongi selline, et tal on vaja muutust peale teatud ja tal on vaja
uusi inimesi, uusi olukordi, ma nüüd räägin ühe piinliku loo, võib-olla neis, loodan, annab andeks. Meil on siin juba üks sees, et Kristo on nii, lõpuks midagi ka Mehise kohta. Vahe kõde Mehisele, et siit hakkab tulema. Fookus läheb ära. Pane nüüd valmis. Et meil seal, kus ma elan, Valgapõõsamäe juures tehti neid Eesti terviseradasid. Alguses olid Valgapõõsamäel suusarajad ja siis tekkis meil plaan teha suusarada Valgapõõsamäelt Kõrvemaale välja, ehk siis tekkis see Kõrvemaa suur ring. Ja kuskilt Lõuna-Eestist oli üks traktorist toodud oma traktoriga sinna meie juurde, kes siis seal, ma mäletan, nädal aega vist tegi seda rada ja siis elas meie juures. Ja siis Mehisel tekkis, ma mäletan, kui vana ta oli, siuke, lasteaialaps ikka veel. Ta küsis meie käest õhtul, et kas ta võib sinna traktoristi juurde magama minna. Et tal oli nagu nii suur vajadus uute inimeste ja uute olukordade järgi, et see ükski teine laps ei ole meil nagu niisuguseid avaldusi teinud, et aga minu meelest ma just kuulsin siis, kui Mehis oli MK peal, siis ma nägin intervjuud, mis oli taga tehtud. Ja siis ta andis seal nagu mõista, et vaadates seda, mis koondises on toimunud ja see muutus, et täiesti nagu võttagi see suund, et võib-olla järgmisest hooajast ikkagi mitte seal Norras, vaid loodetavasti, kui jätkab, siis nii-öelda peatreener Norralasega. See nii lähebki, jah. Et see muutus sealt ka nüüd siis. Et see Norra aeg on kindlasti väga kihvt olnud elukogemuse mõttes ja niisuguse maailmapildi mõttes, aga mulle tundub, et see natuke on ennast ammendanud.